kõige veidram koht, kus sa oled töömeilile vastanud? Ma arvan, et need on mingisugused reisil käimised. Kas reisil käimine on veider või? Tööajast võib-olla pisut on, jah. Mina olen Erik Salur. Mina olen Triin Kaurson. Ja need on meie Nyordi kõige-kõigemad küsimused. Kõige punasem joon, mis on pannud või paneks sind kellegi esindamisest keelduma? Üldiselt punane joon minu jaoks läheb seal, kui ma saan aru, et klient valetab mulle. Seal tegelikult ei ole võimalik enam klientidega jätkata ega seda alustada. Mis või kes on sinu kõige lemmikum klient? Need kliendid, kes aitäh ütlevad. See on nagu nii väike asi, aga üllatavalt motiveerib. Kõige imelikum kingitus, mille oled kliendilt saanud? Kõige ägedam kliendi kingitus, mida ma olen näinud, oli sibula koorimisprillid. Kusjuures mulle pakuti viimane kord külmutatud rabarbereid. Ma oleks tahtnud nagu rabarberi kooki vähemalt saada, aga mitte külmutatud rabarbereid. Kõige suurem tiimi paanika? Casual Friday. Need on iganädalased, ma ütleks, jah, aga need hoiavad nagu kuidagi elavana. See on üsna tavapärane meie tiimis. Shout out BF-ile. Kõige roppuma suuga kolleeg. See on name droppingut. Katrin Sarap. Ma olen nõus. Kõige lemmikum tööülesane, mida sulle täita meeldib? Mulle meeldivad kõik teemad, mis on seotud minu hasartmängu klientidega. Pugeas. Täiega. Nad on nii nagu fun ja tore nendega koos asjadega. Kõige ootamatum lahendus keerulises olukorras. Oli vaja ühe juhatuse liikme allkirja, kes ei viibinud Eestis. Tegemistel välismaalase ka, et ID-kaarti tal ei olnud. Ja siis ma skännisin sisse umbes 11 lehekülge allkirjastamise lehekülgi, täitsa tühjad leheküljed, lihtsalt oli tema nimi ja allkirja koht. Siis ta printis need välja, allkirjastas ära ja saatis mulle SMS-iga pildid, siis ma printisin need välja, panin laenulepingute vahele ja sellega saime ühe mitme osapoolega lepingu allkirjastatud. Kõige jubedam kiire küsimus, mis muutus mitmepäevaseks tööks? Neid on nii palju. Kõik küsimused on see, et saad korra vaadata ja siis nagu kujuneb maratoniks. Kõige huvitavam seik nordikatega seoses? Meile meeldib noori kolleege tööle võtta ja siis tuleb suhteliselt basicust peale tuleb õpetada seal, kas office'id kasutame ja nii edasi. Ja siis oli üks noor kolleeg, kes siis kirjutas, et ta on kodukontoris. Kolleeg kirjutas talle midagi ja saab out of office'i vastuse. Siis helistas talle, ütles, et kurat, aga sa pidid ju kodukontoris olema, et miks sul out of office peal on? Ütles, aga ma olen ju kontorist väljas. Ma käisin hommikul trennis nagu. Nahka õhetab veel. Käisid trennis ja tegid 4 mimoosat peale. Tasakaal peab olema.